Hei, tulen sulle taas kord oma mõtteid jagama ja täna mõtlesin ma sellise teema peale nagu tasakaalu leidmine elus, elutervete piiride kehtestamise üle ja üldse võib-olla selline ajas muutumine, et kuidas me ise ajas muutume ja kuidas me mängime võib-olla oma energiaga teatud päevadel ja ja kuidas tegelikult ollagi selles nagu lubamises ja selles nagu voolamises, et ma aktsepteeringi kõike seda, mis on, et ma võtangi vastu selle, kes ma olen ja mis see hetkeseis praegu on, et võib-olla isegi kohati mõtleme nagu üle selle teema, et peab olema see tasakaal, et tegelikult see on loomulik, et elus on niikuinii duaalsus ja see tasakaal ongi, et on meesenergia, on naisenergia, on tegutsemine, on aeglustumine, annad, saad, et kõik on nii-öelda niikuinii duaalsuses ja võib-olla nagu ei peagi seda nagu nii väga võib-olla nagu lahti mõtestama, et see tegelikult ongi loomulik, et meil ongi elus, ütleme, kiiremad perioodid, on sellised rahulikumad rahunemisajad, ütleme perioodid, kus elus toimub väga palju muutusi ja kõik tulebki justkui korraga, ütleme, uus töö, uued tuttavad, uued sõbrad, võib-olla elukoha vahetus, sissetuleku muudatused, oled, ma ei tea, trennilainel, isiklikus elus läbidki mingit elu muutvaid sündmusi ja siis on võib-olla mingid nagu sellised setteperioodid või perioodid, kus ei toimugi väga midagi. Ja see ongi okei, et see ongi vahelduv ja inimestena ka, et võib-olla me ei pea ennast panema nagu nii raamidesse või nii nagu rollidesse, et või võtmagi nagu omaks selle, et ma olengi muutuv. Et me naised kindlasti seda nagu enam, et me olemegi nagu rohkem võib-olla kontaktis nagu iseendaga, oma energiatega, me olemegi nagu te ilmselt teate ka, et ühes naises tegelikult on mitu erinevat arhetüüpi ja me saamegi nagu ajas tegelikult nagu nende rollidega või arhetüüpidega mängida, et üks päev võib-olla ma tahangi olla selline nagu rõõmus, lapselik, tütarlapselik, ma ei tea, tantsida, mängida, ollagi selline nagu mänguline, ei tahagi võib-olla mingeid asju tõsiselt võtta. Järgmine päev sa oled võib-olla sellises nagu perenaise arhetüübis, et sa toimetadki kodus, koristad, teed süüa ja nagu hoolitsedki võib-olla rohkem nagu oma kaaslase eest, oma nagu pere eest, et sa tunned, et sa tahad nagu endast midagi välja jagada. Siis võib-olla sa oled armastaja rollis, tunnedki, et nagu oled suke sensuaalne, kirglik naine ja see kõik ongi okei. Ja siis võib-olla oled ka nagu kuninganna arhetüübis, et oledki nagu selline, et ma olengi väärt ja täna võib-olla ma lubangi endale mingeid selliseid luksuslikumaid asju, teenuseid, lubangi võib-olla nagu enda heaks rohkem teha ja lasengi nagu ennast võib-olla, enda tassi võib-olla täita ja täidan seda nagu ise ja mis ma tahan öelda, ongi see, et me olemegi ajas muutuvad ja seda tulekski tegelikult aktsepteerida ja võtta seda kui nagu elu loomulikkust, et mängidagi nagu oma nii-öelda nende rollide, arhetüüpide, oma energiaga ja võib-olla miks me vahel ei julge nagu või tunneme ennast süüdi või kuidagi nagu halvasti või kehvasti, kui me võtame endale aega või kui me otsustamegi puhata ja me ei ole nii-öelda nagu produktiivsed või et me ei tegutse nagu kogu aeg, me ei ole nii-öelda nagu justkui vajalikud ja see, nagu ma tean, paljudes naistes tekitab teinekord nagu sellist süütunnet, et kuidas ma ei tee midagi, et kuidas ma lihtsalt puhkan või olen. Aga täpselt nii ongi, puhkadki,
oledki, ei teegi mitte midagi, võtadki aega iseendale. See on jumala fine ja seda tulebki teha. See on nagu ennast väärtustav, ennast armastav ja ennast aktsepteeriv suhtumine iseendasse. Et samamoodi kui sa näed näiteks oma kaaslast, et ta on väsinud, et tal on mingi mure, tal on stressirohke periood, et sa ei lähe ju teda siis nagu tagant torkima, et noh, sõltub muidugi, kui kaua selline periood on kestnud, et ma ei räägi siin nagu ütleme sellist võib-olla pikaaegsest stressist või depressioonist, et noh, mingi hetk on see, et noh, et inimene esiteks ta vajab abi ja teiseks on see, et mingi hetk ta peab nagu hakkama tegudele, aga ma räägingi siin nagu sellisest elutervest puhkamisest, et siin ongi see, et sa ju ei lähe teda siis survestama, et no hakka nüüd midagi tegema. Et sa saad aru, kui inimesel on seda oma aega vaja ja samamoodi, et ongi, et suhtu nagu mõistvalt ka iseendasse, kui sa tunned, et nagu sinul on seda aega vaja või nii-öelda ongi sellist heas mõttes nagu molutamist, et need ongi need sinu jõudehetked ja sa ei pea ennast sellepärast mitte kuidagi halvasti tundma. Et kui sa tunned, et sa tahad täna pugeda sinna teki sisse, ma ei tea, vaadata mingeid sarju, filme, mitte midagi teha või tahad nagu raamatut lugeda, kuigi tead, et võib-olla sa ei ole seal juba, ma ei tea, nädal-kaks kodu koristanud või näed mingeid tolmurulle, siis ongi see, et mis tegelikult sellel hetkel sinu jaoks kõige olulisem on. Kas see, et sa siis hakkad nii-öelda nagu vastu tahtmistusi, et ma pean nüüd koristama, kui sa tõesti nagu tunned, et sa ei vali või ei taha seda teha, vaid et see on sul nii-öelda nagu see kohustus või sundsus, et sa nagu tõesti tunned, et täna ma tahaksin nagu seda oma aega, et ma ei tea, tahan minna kinno või välja sööma või spaasse või lihtsalt ollagi või jalutama minna, et siis nagu vali ennast. Ja usu mind, sa oled nagu pärast palju õnnelikum, palju produktiivsem ja sul on oma lähedastele ka palju rohkem anda, sa oled ise rohkem nagu täidetud, et sa ei pea ennast tundma halvasti. Et siin teinekord lööbki välja nagu see ka, et see jälle see nagu hea tüdruku või hea naise või tubli lapse nagu sündroom, et tee see ära, et siis sa saad kiita, siis sa oled tubli, siis sa oled hea laps. Et aeg on tegelikult selliseid nagu mõttemustreid muuta, et isegi kui sa kogu aeg ei tegutse, sa ei tee mingeid asju kohe ära, mis ei ole nagu eluliselt olulised, et sellest ei sõltu otseselt nagu midagi sellel hetkel, siis see ei tähenda seda, et sa ei ole hea, see ei tähenda seda, et sa ei ole väärtuslik. Sa oled tegelikult igal ajahetkel, sa oled tubli nii ehk naa. Et isegi kui sa nagu iga sekund midagi ei toimeta, sa oled tubli ka siis, kui sa enda jaoks selle aja võtad, siis sa oledki tubli, kui sa õpid tegelikult kuulama iseennast, kui sa saad iseendaga kontakti, et sa tead ja tunned ennast nii hästi, et sa saadki nagu aru, et millal sul on vaja aeg maha võtta, millal sul on vaja puhata, millal see ei ole nagu edasilükkamine, vaid et see ongi sinu jaoks oluline. Et see on sinu nagu vajadus, see on sinu õigus ja et nagu sa absoluutselt ei pea ennast sellepärast kehvasti tundma või et ennast kellelegi nagu õigustama. Ja tea, et sa oled tubli ja väärtuslik ja piisav niikuinii. Et selles suhtes, et täna täiskasvanuna teadliku sinana ei pea tegelikult enam keegi teine sinu nii-öelda väärtust kinnitama või ütlema sulle, et sa oled tubli ja hea laps ja said hästi hakkama. Et seda kõike saad sa hakata tegelikult iseendale pakkuma ja iseendale ütlema. Et see ongi nii-öelda see hea suhe, armastav suhe iseendaga. Ja võib-olla kui nagu rääkida veel isiklikust kogemusest nendest rollidest ja erinevatest energiatest ja sellest tasakaalust, siis näide, mis mul nagu enda elust tuli meelde, oligi võib-olla see, et ma olen tegelikult nii palju, kui ma ennast tean, ma olen olnud alati selliste, ütleme võib-olla vaimsete, spirituaalsete huvidega, mind on alati kõnetanud psühholoogia, inimsuhted, arusaamine meie nagu inimeste toimimisest. Mulle meeldib nagu analüüsida, et sellepärast ka need elukutse valikud, et see psühholoogia ja coaching, et mul on nagu uudishimu olnud, ma ütleks, et väiksest peale tegelikult kõik selline
koolitamine ja et see on minu jaoks sihuke nagu väga põnev maailm ja oli aeg, kus ma seda võib-olla nagu nii avalikult ei jaganud või mulle nagu tunduski, et aga teisalt ma olin, et mingis mõttes võib-olla see vaimne maailm või see spirituaalsus võis tekitada nagu sellise, et siis sa oled nagu mingi huhuu või et sa ei ole nagu tõsiseltvõetav, et sa ei ole kahe jalaga maa peal, et oledki nagu selline vaba hing ja ei taha ennast millegagi siduda. Ja see ongi tegelikult ka üks minu pool, see on üks osa minust ja see on okei, täna ma aktsepteerin seda. Ja kui ma kunagi arvasin, et siis see välistab nagu seda, et ma saan olla nii-öelda nagu tegutsemise energias, et ma saan olla mingi ettevõtja või ütleme siis oma ametipositsioonilt palgatööl näiteks mingil juhtival kohal, et see üks kuidagi takistab teist. Aga tegelikult absoluutselt mitte, et kui mina ise selle enda jaoks nagu omaks võtan, et minus ongi erinevad küljed, minus ongi nagu mitu poolt, see olengi nagu mina, et üks ei välista teist ja ma ei pea nagu ühte poolt endast nagu maha suruma. Et see, et kui mul on nagu vaimsed huvid, mind huvitab psühholoogia, spirituaalsus, ma ei tea, seal budism, mis iganes, et see ei tähenda seda, et ma kuidagi ei kvalifikatseeruks, ütleme seal ettevõtjaks, coach'iks, kogemusnõustajaks, et siis ma ei ole nagu tõsiseltvõetav või et siis ma ei suuda, ütleme, oma asju organiseerida, et tegelikult elu on näidanud seda, et see absoluutselt ei välista seda, et kui ma mingid hetked võib-olla tahangi olla nagu selline vaba hing, nagu reisida, kogeda ja ollagi võib-olla heas mõttes nii-öelda nagu sihuke lendu tõusnud hästi lennukate ideedega, inspireeriv, sest tegelikult see tuleb kõik selles mõttes nagu kasuks, et see ongi see pool, kus ma täiendan tegelikult nagu nii-öelda seda mehelikku energiat, milles ma olen väga palju siis, kui ma teen tööd, mis siis ma seda väga armastan ja siis ongi võib-olla see, et kus sa kipud vahel unustama, et sul ongi vaja nagu puhata, võttagi nagu aeg maha, tullagi nagu sellest mehelikust energiast ja rollist, sellest tegutsemisest välja ja siis tegelikult ma olen aru saanud, et ongi ideaalne see, et see minu teine pool, need huvid aitavadki mul saada nagu ülilihtsalt kontakti jälle nagu selle naiselikkusega, ollagi nagu selles voolavuses, kerguses, selline nagu vaba ja sealt tulevad ka need uued ideed, inspiratsioon ja selline nagu lennukus. Ja just ongi nagu see, et see ei ole mul takistanud tegelikult nagu teisalt olla väga organiseeritud, pühendunud, teha seda, mida ma nagu naudin. Ja kui ma selle nagu endas omaks võtsin, seda aktsepteerisin, siis see tuleb jälle nagu selline vabanemine ja selline kergus, et issand, et nagu ma võingi selline olla, et see olengi nagu mina, ma ei pea valima ühte või teist. Ja siit võib-olla see märksõna, mis ma tahangi öelda, on nagu see, et tihti ei olegi nagu oluline see, et kuidas sind võib-olla väljastpoolt aktsepteeritakse, vaid see, et sinu enda sees on tegelikult nagu mingi konflikt, sest et pigem oligi, et see konflikt oli tegelikult nagu minu sees. Ma ei suutnud nagu enda jaoks seda võib-olla nagu mingil hetkel selgeks mõelda. Ja siis oligi nagu see vastuolu, et ma nagu pean olema üks või teine, aga ei, et see olengi kõik mina. Ja see teebki nagu mind võib-olla erilisemaks või et ma võingi olla oma energiates, et üks päev nii, teine päev naa, isegi see võib nagu tundide möödudes ja vahetuses tegelikult nii olla. Et nagu, et aktsepteeridagi seda, et sa üks päev võib-olla oled ühesugune, teine päev nagu teistsugune, aga lihtsalt oluline ongi nagu see, et sa aktsepteeriksidki ennast ja sa võib-olla võtaksid omaks ka nagu selle energia, mis sul nii-öelda täna on. Et see on kas või ütleme hommikul seesama, et milline väljas on ilm, on ju, siis ongi see, et millises nagu arhetüübis näiteks sina täna oled, et kas sa nagu ärkad sellega, et sa tunned, et sa oled täna armastaja, sa oled täna tütarlaps, sa oled täna kuninganna, oled sa perenaine ja, või siis kas või sellest, et mis ma tunnen, et mis nagu riietustiil
täna nagu minulik on või et milline ma tahan täna olla, et sul on nagu võimalus valida iseennast igal ajahetkel. Ja mitte ongi võib-olla nagu liialt mõelda üle nende teemade peale. Et noh, nagu ma siin alguses rääkisin, et see ongi tegelikult juba nagu tasakaal, et elus ongi nagu duaalsus, et võtta neid asju nii, nagu nad on, võtta iseennast nii, nagu sa oled. Ja seda suurem nagu saab sinus olla see sisemine rahulolu ja õnnetunne, et sa oled nagu üks tervik, et sa ei lähe nagu iseendaga konflikti ega vastuollu. Ja jällegi see, et sa oled igal ajahetkel piisav. Ja kõige olulisem ongi see, et sa meeldiksid iseendale, et sa võtaksid iseennast vastu, et sa aktsepteeriksid iseennast, et sa oleksid iseendaga rahul. Ja see kõik, mis toimub sinus, sinu sees, see sisemine töö, see hakkab sulle elus vastu peegeldama. Ja ma mäletan, et kui ma iseendas need asjad nagu paika sain, tegin iseendaga rahu, siis tegelikult ma nägin, et see ei osutunud ka mitte jah, et kuidagi nagu probleemiks ja see tõigi nagu nii suure tegelikult selle nagu vabanemise tunde ja sinna tuli nagu hoopis selline teistsugune energia tegelikult taha, et siis nagu sinna tekibki nagu võib-olla selline nagu loomine ja see jah, et nagu kergus, et sa saad nagu olla see, kes sa oled ja väljendada nagu seda enda tõdet, väljendada seda, et kes sina oled. Et ongi, et me igaüks oleme omamoodi unikaalsed, meil on igalühel oma tee ja ma julgustangi ka nagu sind valima iseennast. Et see ei pea olema nagu kõigile teistele meele järgi ega tegema alati kõigile teistele nagu meelehead. Ja need olidki need mõtted, mis ma tundsin, et tahan sulle edasi anda. Ja et see oli see, mis nagu nii-öelda puhtalt ilma filtrita praegu minust läbi tahtis tulla. Ja võib-olla siit ongi jällegi jaoks mõni oluline sõnum. Aitäh, kui sa selle videoga lõpuni jõudsid ja kui sa said siit nagu mõne mõtte, mis sind kõnetas, siis võid alati videole jagada ja oma mõtteid või kommenteerida või kuidas sa ise tunned. Et tee täpselt nii, nagu su tunne sulle ütleb, et õpime rohkem kuulama ja austama iseennast.